Nädal on sõjas pikk aeg. Kõik võib juhtuda ja Venemaa jaoks võivad 7 lühikest päeva muuta selle, mis tõotas olla taaselustuv naftaekspordimajandus, leekivaks segaduseks, mille on põhjustanud Ukraina süvalöögid. Muidugi, just see ongi juhtunud, kuna Venemaa on olnud sunnitud taluma 7 põrgulikku päeva, mis on neilt kõik ära võtnud. Ukraina tegi 1 nädalaga seda, mida sanktsioonid pole aastate jooksul suutnud ja kõik, mida Venemaa saab teha, on leekivates rusudes sobrada. Kõigepealt viime teid 31. märtsi. Just siis tuli uudis, et Ukraina oli sooritanud süvalöögi Venemaa olulise Läänemere sadama Ust-Luga pihta. Rünnak massiivse naftakompleksi vastu, mis töötleb iga päev 700 000 barrelit ekspordiks mõeldud naftat. Lisaks teistele muudele ekspordikaupadele, nagu teravili, väetised ja kivisüsi, oli see löök Läänemere ekspordivõrgustikule, mis käsitleb 40% Venemaa naftamüügist. See üksi oleks olnud Putinile väga halb uudis. Aga see, mida me nägime 31. märtsil, polnud ühekordne juhus. Kui üldse, siis oli see pigem võiduring. See oli justkui hüüumärk nädalapikkusele süvalöökide seeriale, mis sihtisid Ust-Lugat ja Venemaa teist olulist Balti sadamat, Primorskit. Tegelikult oli 31. märtsi rünnak juba 4. kord 1 nädala jooksul, kui Ukraina droonid olid Ust-Lugat tabanud. Ja see pidev surve saadab Putinile väga selge sõnumi, et naftataristu, mida ta kunagi pidas turvaliseks, on nüüd sihtmärgiks. Tegelikult see pole lihtsalt sihtmärk, vaid midagi, mida Ukraina võib tabada oma äranägemise järgi. Sama kehtib ka Primorski kohta, mis on õigustatult olnud Ukraina korduvate rünnakute ohvriks sellel Venemaa jaoks põrgulikul nädalal, mis tundus lõputuna. United 24 Media annab üksikasjad, märkides, et Ukraina kampaania Putini Läänemere sadamate vastu algas 23. märtsil, kui toimus mitu näiliselt üksikut rünnakut. Ukraina oli taas kord valla päästnud oma droonirünnakud, näiliselt vastusena Venemaa suutlikkusele praeguses Iraani kaoses kasu lõigata. Aga kindlasti pidi see kõik sellega piirduma ja kui see olekski nii olnud, oleks sellest piisanud. 23. märtsi rünnak põhjustas Primorski sadamas mitu plahvatust ning kütusemahutites puhkesid tulekahjud. Need on võtmetähtsusega sadamatöös, mis suudab tippkoormusel hoiustada 921 000 tonni toornaftat ja 240 000 tonni naftatooteid. Kuid see, mis näis olevat üksikrünnak, osutus kõigeks muuks kui üksikuks. Ukraina jätkas rünnakutega. Päevast päeva on droonid pommitanud Ust-Lugat ja Primorskit võimsas kampaanias, mis on palju suurem ja tugevam, kui Putin oleks osanud oodata. Need sadamad pidid olema turvalised. Sellepärast Venemaa neid kasutas. Kuid Ukraina droonid on läbinud 100 miile, vältides õhutõrjet või lihtsalt sellega kokku puutumata, et põhjustada 7 päeva kurbust sadistikule juhile, kes andis käsu tungida Ukraina territooriumile. Pärast seda põrgulikku nädalat peab Venemaa tõsiasjaga silmitsi seisma. Kõik põleb Ust-Lugas ja Primorskis ning tulemused räägivad enda eest. 3 kütusemahutit Ust-Lugas hävitati 29. märtsi rünnakus. Nende mahutite kogumaht oli 90 000 tonni naftat, mis kõik põleb koos mahutite varemetega, mis seda kunagi hoidsid. Ukraina 25. märtsi rünnak samale sadamale hävitas 5 kütusemahutit, mis tähendab veel 150 000 tonni kütust leekides. Lisaks tabati sadamas kai ääres seisnud 3 varilaevastiku tankerilaeva. Sarnast kahju on nähtud ka Primorski sadamas ning Venemaa on olnud sunnitud viimase nädala jooksul mitu korda kogu nafta laadimise täielikult peatama. Venemaa kustutab tulekahjusid, hindab kahjusid ja seisab silmitsi tõsiasjaga, et hävitatud sadamate taastamiseks endisele võimsusele kulub nädalaid, kui mitte kuid hooldustöid. Ja isegi kui need parandustööd algavad, teab Venemaa, et Ukraina võib neid sadamaid lihtsalt uuesti rünnata. Miski ei suutnud neid peatada sellel 7 põrgupäeval. Pole tõenäoline, et Venemaa suudab ka tulevaste rünnakute vastu midagi ette võtta. Varilaevastiku tankerite sõitmine, või peaksime ütlema selle puudumine, on samuti paljastav. Nädala jooksul. 23. kuni 31. märtsini laaditi Primorski sadamas vaid 4 tankerilaeva. Tavaliselt on see number 10. Ukraina vähendas tankerite laadimismahtu 60% võrra. Ust-Lugas oli see isegi suurem, sest tavapärasest 8 laaditi ainult 2, mis tähendab 80% langust. Ja loomulikult tähendab vähem laaditud tankereid ka vähem müüdud naftat. Tavapärasest 4,1 miljonist päevas eksporditud barrelist on Venemaa naftamüük langenud vaid 2,3 miljoni barrelini. See tähendab, et iga päev jääb müümata 1,8 miljonit barrelit ajal, mil Venemaa püüab taguda rauda, kuni see on kuum, kuna nafta hind on operatsioon Eepiline raev järel hüppeliselt tõusnud.
Muidugi tähendab väiksem müüdud barreli arv ka seda, et Venemaa naftatööstus teenib vähem tulu. 31. märtsi United 44 meediaraportis on selle kohta üksikasjad. Selles öeldakse, et Venemaa Uraali toornafta keskmine hind oli tõusnud $11,30 võrra, jõudes sõja tõttu Iraanis $73,24 barreli kohta. Iraan. Kuid hoolimata sellest järsust hinnatõusust tõi Ukraina poolt Venemaale kehtestatud lendavate sanktsioonidega põrgu nädal kaasa selle, et Venemaa teenis nädalal, mis lõppes 29. märtsil, vaid $1,44 miljardit. Eelmisel nädalal teenisid Venemaa naftahiiglased tulu $2,45 miljardit. Seega on see üle $1 miljardi naftatulu, mida Kreml ei saa sõja jaoks maksustada. Sõda. See ongi kogu mõte. Venemaa arvas, et talle on sõjas visatud majanduslik päästerõngas, kuna lääne sanktsioonide ebaõnnestumine ja kiiresti tõusvad naftahinnad võimaldaksid tal teenida miljardeid dollareid rohkem naftatuludest. Ja siis midagi muutus. Ukraina sihtis oma droonidega ja tabas sihtmärke ikka ja jälle. Nüüd on aga see tulu, mida Venemaa lootis soodsatest oludest teenida, Ukraina Balti sadamatele suunatud tulejõu all hävinud. Vaid 7 päevaga on Ukraina suutnud teha seda, mida sanktsioonid pole aastate jooksul suutnud. Ja see on asetanud Venemaa majanduse, millel oli hetkeks väike lootusekiir, kiirele teele täieliku hävingu poole. Me tuleme Venemaa majandusprobleemide juurde hiljem tagasi. Kõigepealt keskendume sanktsioonide ebaõnnestumistele, millele võib väita, et Ukraina nädal aega kestnud rünnakud Venemaa energiaekspordi pihta on otsene vastus. Oleks ebaõiglane väita, et lääne sanktsioonid on täielikult läbi kukkunud Venemaa sõjamasina vastu. Need on tõepoolest mõjutanud Putini võimet sõda pidada, nagu märgib Economics Observatory. Väljaande sõnul on Putini sissetungi algusest kuni 2025 aasta augustini lääne sanktsioonid maksma läinud Venemaale umbes $100 miljardit tulu, mida enam ei saa kasutada sõduritele palga maksmiseks ega Ukrainas kasutatava varustuse tootmiseks, mida Ukrainas kasutada. See on hea tulemus, seda ei saa eitada, kuid probleem seisneb selles, et $100 miljardit veidi enam kui 3 aasta jooksul kahvatub võrreldes summaga, mille Venemaa on endiselt suutnud teenida nafta ja gaasi müügist. Ainult 2024 aastal suutis Venemaa vaatluskeskuse andmetel teenida oma nafta ja gaasi ekspordist $235 miljardit. See juhtus hoolimata sanktsioonidest ning tegelikult oli see 0,5% rohkem kui 2023 aastal teenitud summa ja vaid 3,7% vähem kui 2021 aasta tulu, mis oli aasta pärast koroonapandeemiat, mis halvatas nafta müügi. Need ei ole need ulatuslikud tulemused, mida Ukraina sanktsioonidelt ootas ning selle tagajärjel on Putinil olnud palju rohkem raha oma sissetungi rahastamiseks Ukrainasse, kui tal peaks olema. Kui lisada siia veel varilaevastik, mille ehitamisele arvatakse Putin olevat kulutanud üle $14 miljardit ning mis toob Venemaale veelgi rohkem ebaseaduslikku nafta ja gaasiraha, siis tekib tõsine probleem. Probleem. Lääne sanktsioonid on paberil head, need avaldavad ka mõju. Aga need ei lähe piisavalt kaugele ning võib väita, et nende sanktsioonide jõustamine pole vastanud sellele, mida neilt oodati. Seejärel käivitati operatsioon Eepiline raev ja operatsioon Mõirgav lõvi. See ühisoperatsioon Iraani vastu, mis on olnud tõhus näide Ameerika toorest tulejõust, on sanktsioonide küsimust veelgi teravdanud, andes Venemaale päästerõnga, kuigi mitte nii tugeva, kui Putin sooviks. Aga kui see on see tüüpi ülevaade, mida sa tahad näha, siis ära unusta tellida The Military Show'd. Me teeme selliseid analüüse igal nädalal. Operatsioon Epic Fury jätkamise poolt ja vastu on palju argumente. Aga üks asi, milles kõik nõustuvad, on see, et see on põhjustanud kaose energiaturgudel. Iraani otsus blokeerida Hormuzi väin asümmeetriliste taktikatega on otseselt mõjutanud neid tõusvaid naftahindu, mida me mainisime. Ja konflikti esimestel nädalatel olid Putin ja tema käsilased kõik naeratavad, kui naftaraha hakkas sisse voolama. 12. märtsi raportis märkis The Guardian, et Venemaal õnnestus Iraani sõja umbes 2 esimesel nädalal saada fossiilkütuste müügist umbes €6 miljardit ehk $6,93 miljardit. See tähendas 14% kasvu võrreldes veebruarikuu sama perioodiga, mis andis lisaks $672 miljonit ehk umbes $776 miljonit nafta, gaasi ja kivisöe müügist. See on kogu lisaraha, mida Venemaa poleks pidanud teenima ja mida Kreml saab maksustada, et rahastada Putini sissetungi. Märtsi lõpuks teatas Business Insider, et Venemaa nafta müüdi ülemaailmsetest hindadest kõrgemalt tänu Iraani sõjast põhjustatud pakkumissokile. Venemaa naftat kaubeldi varem $12 allahindlusega, kuid nüüd müüakse seda $4 lisatasuga võrreldes Põhjamere naftaga, mis on täpselt vastupidine efekt sellele, mida sanktsioonid ja hinnalaed peaksid andma.
Rääkides sanktsioonidest, on Putin saanud Iraani sõja algusest saadik veel ühe eelise. Märtsi lõpus leevendas USA mõningaid sanktsioone, mida ta oli Venemaa vastu kehtestanud. See ei ole kõikehõlmav sanktsioonide tühistamine ning oluline on märkida, et see on vaid ajutine. Aga see tähendab, et teatud Venemaa laevad, mis olid varem Ameerika sanktsioonide nimekirjas, sealhulgas Venemaa lipu all sõitvad naftatankerid, on saanud üldise loa oma nafta lossimistoimingute lõpetamiseks. RBC Ukraine teatel kehtib see ajapikendus ainult kaubale, mis laaditi enne 12. märtsi ning see kehtib kuni 11. aprillini. Kuid isegi nende piirangutega on Ameerika otsus tekitanud vastakaid tundeid. Ühelt poolt on lihtne mõista, miks USA selle otsuse tegi, kuna nad näevad sanktsioonide ajutist tühistamist kiire ja lihtsa, kuid sugugi mitte pikaajalise lahendusena operatsioon Eepiline raev põhjustatud naftahinna šokile. Siiski on mitmed lääne liidrid, sealhulgas Saksamaa kantsler Friedrich Merz ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron, nimetanud seda meedet mittevajalikuks ning Macroni sõnul pole see mingil moel õigustatud. Isegi ajutine leevendus Venemaale võiks avada ukse tulevasteks sanktsioonide leevendusteks, eriti kui operatsioon Eepiline raev kujuneb pikaajaliseks kampaaniaks. Ukraina president Volodymyr Zelenski ühines hukkamõistuga, öeldes kohtumisel Macroniga Prantsusmaal, sanktsioonide tühistamine viib Venemaa positsiooni tugevnemiseni. Ainuüksi see leevendus Ameerika Ühendriikide poolt võiks anda Venemaale umbes $10 miljardit sõja jaoks. See kindlasti ei aita rahu saavutamisele kaasa. Nüüd on muidugi kõik, mida USA on teinud ja mis aitab Venemaad, ajutine. Sama võib öelda ka Hormuzi väina blokaadi ja naftahinna kaose kohta, millele see on kaasa aidanud. USA president Donald Trump ise ütles 1. aprillil, et USA lõpetab töö Iraanis, kuigi selleks kulub veel 2–3 nädalat. Peame ootama ja nägema, kas see vastab tõele. Kui see nii on, siis on silmapiiril kaose lõpp, millest Venemaa on kasu saanud. Aga Ukraina jaoks on iga kasu, mida Venemaa saab, juba liiga palju. Selle asemel, et lasta Putinil pääseda rohkem raha teenimisega nii varasemate sanktsioonide kehva rakendamise kui ka kõige tõttu, mis on juhtunud operatsiooni Eepiline raev ajal, valis Ukraina teise võimaluse. Kui traditsioonilised sanktsioonid ei aita nii palju kui peaksid, siis nädala jagu lendavaid sanktsioone teeb töö ära. Ja see toob meid tagasi Ust-Luga, Primorski ja kogu Venemaa Läänemere naftatransiidi eluliini juurde üldiselt. Lisaks on veel üks asi, millest me pole veel rääkinud, nii et jääge meiega lõpuni, et teada saada, mis see on. Nüüd Läänemere rindel oleme juba jaganud palju numbreid, mis kajastavad nende 7 põrgupäeva vahetut mõju. Vaatame nüüd, mida Ukraina on saavutanud laiemast vaatenurgast. Atlantic Councili andmetel on need 2 Läänemere sadamat, mida Ukraina on 7 päeva purustanud, vastutavad 40% kogu Venemaa ekspordivõimsuse eest. See on tohutu arv ja Ukraina rünnakud selle võimsuse vastu tekitavad palju muret nii Venemaal kui ka väljaspool seda. Nafta- ja gaasitööstuse analüütik Boris Arenstein on juba nimetanud seda, mida me sel nädalal nägime, kõige tõsisemaks ohuks Venemaa naftaekspordile, alates sellest, kui Putin 2022 aastal oma sissetungi alustas. Seda ohtu saab veelgi suurendada. Ukrainal on selgelt välja kujunenud teed Balti sadamatesse ja Venemaal on nüüd olnud üle nädala aega neile reageerida, kuid seda pole tehtud. Need rünnakud on samuti tõendiks, kui seda veel vaja oleks, et Ukraina on arendanud oma kaugmaa löögivõimet nii kaugele, et suudab tabada suurt hulka sihtmärke, mis on Venemaale üliolulised. Need on kõik signaalid, millele Putin peab tähelepanu pöörama, sest kui Ukraina tabab korduvalt Venemaa Balti sadamaid, võivad need jääda rivist välja kogu Ukraina sõja ajaks, eeldusel, et Ukraina jätkab oma lendavate sanktsioonide kasutamist. Vaatame uuesti üle Venemaa varajase naftamüügi edu, mida Venemaa nautis operatsioon Eepiline raev esimese 2 nädala jooksul. Me rääkisime teile varem, et The Guardian teatas, et Venemaa teenis sõja esimese 2 nädala jooksul $6,93 miljardit. Balti sadamaid ei ole Ukraina poolt täielikult suletud, kuid nad liiguvad sellele järjest lähemale. Kui see juhtub, langeb 2 nädala $6,93 miljardit, $4,158 miljardi lihtsalt selle tõttu, et 40% oma ekspordivõimekusest. Lissame siia ka selle $235 miljardi suuruse summa, mida mainisime varem. See oli Venemaa 2024 aasta nafta- ja gaasitulu. See langeb $141 miljardi, kui 40% Venemaa ekspordivõimekusest on rivist väljas. Meie mõte siin on see, et Ukraina lendavad sanktsioonid on näidanud, et Venemaa majandust saab tugevalt mõjutada juba 1 nädalaga. Kujutage ette, mida Ukraina võiks saavutada kuu või aasta pikkuste rünnakutega. Balti sadamad võiksid muutuda kuumaks tsooniks, kuhu ükski tankeri kapten oma õige mõistuse juures ei tahaks siseneda.
ja see võiks võtta miljardite kaupa dollareid Putini sõjakassast välja. Ja Ukrainal läheb veelgi paremini. Mõni hetk tagasi ütlesime teile, et on veel üks asi, mida me pole videos veel käsitlenud. See teine asi on Sibeer. Kui Putin arvab, et see, mis toimub Venemaa Balti sadamates, on praegu probleem, siis saab ta tõeliselt vihaseks, kui ta mõistab, et Ukraina on otsi kokku viinud, et luua kampaania, mille eesmärk on Venemaa majandust halvata. United24 meedia toob välja üksikasjad, märkides, et Ust-Luga ja Primorsk on osa Siberi nafta tarneahelast, kuhu kuuluvad Družba torujuhe ning 2 rafineerimistehast, Kiroshinevda Orgsyntes ja Jaroslavl. Kokku vastutavad need rajatised 2,6 miljoni barreli eest, Venemaa enda väidetud 9 miljonist barrelist, mida ta suudab iga päev toota. See tähendab, et peaaegu kolmandik kogu Venemaa naftaekspordist on koondunud nendele 5 objektile. Nüüd saavad Ust-Luga ja Primorsk nii tugevalt pihta, et nad on sunnitud tegevuse peatama. Družba torujuhe on olnud suletud alates jaanuarist, mis põhjustab varustusprobleeme Ungarile, Slovakkiale, Tšehhile ja mitmele teisele Euroopa riigile. See tähendab, et 3 5 punktist on ühendatud. Veel üks punkt tuleb mängu siis, kui mõistad, et põrgu nädal, mille Ukraina Venemaale korraldas, hõlmas ka rünnakut Kiroshinevdi Orgsyntesi rafineerimistehase vastu umbes nädala keskel. See rünnak oli piisavalt võimas, et rafineerimistehas sulgeda, mis tähendab, et Venemaa saab jälle vähem barreleid eksportida. Mis puudutab Jaroslavlit, siis võid ilmselt juba aimata, mida me sulle kohe ütleme. Ka seda tabati. 28. märtsil tuli uudis, et ka see rafineerimistehas oli leekides pärast Ukraina droonirünnakut. Punktid on omavahel ühendatud. Kuigi Ust-Luga ja Primorsk on kogu tähelepanu keskpunktis ja õigustatult, peitub nende ilmsete probleemide taga Venemaa jaoks tõsiasi, et Ukraina on kogu Siberi naftatarneahelat rivist välja löönud. Tüki kaupa on see lagunenud. See oli koordineeritud ja kalkuleeritud määral, mida me pole Ukrainalt kogu sõja jooksul varem näinud. Üksikute rünnakute päevad Venemaa naftarajatiste vastu on läbi. Ukraina on taas oma strateegiat täiustanud. Korduvad rünnakud kogu tarneahela võtmesõlmede vastu on nüüd saanud süvarünnakute tavapäraseks mustriks ning see ongi Putini jaoks suur probleem. Ta kaotab kriitilisi ressursse, mis toetavad Venemaa majandust ajal, mil see majandus on stagnatsioonis ning isegi Kremli-meelsed eksperdid ütlevad, et see viiakse põlvili. Venemaa keskpank, kõrgem majanduskool ja makromajandusliku analüüsi ja lühiajalise prognoosi keskus avaldavad kõik näitajaid, mis viitavad sellele, et Venemaa majandus on alates 2025. aasta novembrist majanduslangusesse jõudnud. Ja siit edasi läheb asi ainult hullemaks. Ukraina on Venemaa nurka surunud. Nüüdne väljakutse on hoida seda seal. Põrgu nädal peaks olema see löökide seeria, millele järgnevad tugevad löögid, altlöögid ja kõik muu, mida Ukraina suudab Venemaa pihta visata. Teisisõnu, Ukraina ülesanne on nüüd hoida Siberi tarneahelat rivist väljas. Ajutised sulgemised on üks asi ja need näitavad Ukraina õhust tulevate sanktsioonide tõhusust. Aga kui Ukraina jätkab samas vaimus, lõpeb operatsioon eepiline raev. Venemaa infrastruktuur ei suuda taastuda. Ja miljardid, mida Venemaa juba Ukraina rünnakute tõttu kaotab, muutuvad 10 miljarditeks. See võib olla piisav, et survestada Putinit oma sissetungi lõpetama. Ja samal ajal, kui Venemaa üritab oma haavu lakkuda, mida Ukraina näib pärast põrgulikku nädalat taas avavat, läheb Ukrainal aina paremini. Lähis-Idas sõlmitakse kokkuleppeid, mis võivad tagada Ukraina rahalise ja sõjalise tuleviku pikaks ajaks. Ja see kõik toimub tänu õppetundidele, mille Ukraina on saanud oma võitluses Venemaa vastu. Kas tahad rohkem teada saada? Vaata meie videot selle kohta, kuidas Iraani sõda teeb Ukrainast võtmetegija Lähis-Idas. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida The Military Show'd, et näha rohkem meie analüüse Ukraina sügavuslöökide kampaaniast Venemaa vastu. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!